Täna räägime vaimsest kapitalist. Vaim on midagi lõputut, nagu merelainetus. Teiselt poolt loodus on lõputu, nagu ookean planeedil. Meie peame hetke põhivastuolu tunnetama paradoksaalselt ühelt poolt inimliigi ja kogu muu looduse vastandina, teiselt poolt see kõik, mis inimeses kui liigi põhitunnusest lähtuvalt on saanud nüüd eksistentsi põhiprobleemiks, tähendab kultuur kui selle liigi tegevuse tunnus. Kõik see, mida inimene on loonud. Teiselt poolt see, mida inimese oma loominguga on loodusele vastu läinud, paradoksaalselt vastu läinud, seda keskkonda võiks öelda hävitama, vaesustama, kus ta ise elab. Ühelt poolt on ju inimene looduse osa, aga nüüd tuleb välja, et ta on kõige suurem looduse vaenlane. See on paradoks. Arenguallikaks läbi looduse ka ühiskonnas on meil mis asi? Nimelt mitmekesisus ehk mitmetahulisus, mitmesugusus. Looduses me tajume küllalt hästi mitmekesisust, aga veel rohkem on meil selge, et kultuuride mitmekesisus inimkonnas on samasugune paratamatu vajadus, et areng oleks loomulik. Üleilmastumine viimase sajandi jooksul, aga neid üleilmastumisi on ajaloos olnud ja varem. Näiteks pärast suuri maade avastusi, kui Euroopa avastas planeedi tervikuna. Nüüd on siis see globaliseerumiseks nimetatav üleilmastumine meil väga tugevasti vaesustamas rahvuskultuuride mitmetahulisust. Ja selle suhtes on meil vaja väga tugevasti vastu seista. Aga kuidas? Vastu seista see, mida tehnika ja inimtegevuse reostav osa, ütleme, vaesustab meid. Järelikult, kuhu me peaksime kulgema? Loodusteadlased ja ühiskonnateadlased on nüüd jõudnud täiesti üksmeelsele arusaamisele, et see mitmekesisus, mitmetahulisus on põhiväärtus, millest ei saa taganeda. Et jõuaksime tagasi sellesse harmooniasse, aga hoopis kõrgemal kultuurilisel tasandil, kui seni, kui inimene oli veel mitte loomakasvataja ja põllupidaja, vaid oli veel korilussüsteemis, elatus ainult loodusandidest. Nüüd meie järjest suuremal määral elame looduse ja ühiskonnas selge vaimu ja võimu igavene vastuolu on viinud ikka selleni, et inimene elab, väike osa inimestest elab teiste arvel. Kõige selle mahendamiseks olemegi jõudnud sellise termini ja seda on juba üle 50 aasta loodusteadlased meie väga erinevates ringkondades viljelenud
mahe on meile natuke rohkem kui ainult öko. Öko on inimese ja looduse vahe, aga mahe on ka inimvahekordade see niisugune muhedus, kus meie ei vastandu, vaid meie eristume. Ja vot selles mahe tunnetuses on esikohal paigatunnetus. Kohalik, mitte see kõiksus, paikade, eripärade olu, perekonnast ja kogukonnast, väikestest külakogukondadest alates kuni rahvuslike ja rahvusriikide suurte kogukondadeni oleks kõik see, mis alt üles ehitub. No, see kokkuvõttes peaks meil selle konverentsi käigus saama sõnastatud palju selgemini, just nimelt sõnastama tunnetust, mida me väga sageli veel ei ole päriselt osanud sõnadesse valada. See on nüüd meie selle konverentsi üks põhipüüdlusi. Aitäh!